Kõrgetasemelised maailma liidrid astuvad lõpuks jõulise sammu Iraani vastu. Riigi vastu, mis on aastaid püüdnud Lähis-Idas hirmu külvata, kasutades selleks naftat, relvarühmitusi, mereväesurvet ja paralleelset finantssüsteemi. Sel neljapäeval, 30. aprillil 2026, teatas Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium sanktsioonidest 35 isiku ja üksuse vastu, keda süüdistatakse Iraani paralleelse pangandussüsteemi käitamises. Pärast Iraani eskaleerumist Pärsia lahe vastu sai kannatus otsa. Pärsia lahe koostöönõukogu, kuhu kuuluvad Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid, lükkas tagasi Iraani katse kontrollida Hormuzi väina ja nõuda laevadelt tasusid. Sõnum, mis tuleb Pärsia lahest ja Washingtonist, on otsene. Teheran on ümber piiratud seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Rahas, naftas ja kaubateedes, mis hoiavad režiimi püsti. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse etalon Milson Alves. Kõige sümboolsem sündmus tuli Araabia Ühendemiraatidest. See riik otsustas lahkuda OPEC-ist ja OPEC Plus organisatsioonist alates 1. maist. See ei ole ainult tehniline otsus nafta tootmise kohta. See on kaalukas poliitiline samm, sest see murrab piirangu, mis hoidis Abu Dhabi tagasi ja nõrgestab organisatsiooni, kus Iraanil oli veel hingamisruumi. See on lihtne. Araabia Ühendemiraadid ei taha enam istuda laua taga, kus ka Teheran istub. Aastakümneid kasutas Iraan kaubanduses, pangandussüsteemis ja varifirmades lünki, et sanktsioonidest kõrvale hiilida. Kui üks uks sulgus lääne pankades, jäi teine lahti Pärsia lahe piirkonnas. Teherani probleem on see, et nüüd hakkab ka see uks sulguma. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatas sanktsioonidest isikute ja üksuste vastu, keda süüdistatakse Iraani paralleelse pangandusarhitektuuri käitamises. Washingtoni sõnul aitas see võrgustik režiimil saada raha ebaseaduslikust naftamüügist, osta tundlikke komponente ja rahastada relvastatud liitlasi piirkonnas. Siin muutub piiramisrõngas suuremaks. Iraan ei seisa silmitsi ainult sõjalise ohuga. Iraan seisab silmitsi majandusliku kurnamisoperatsiooniga, mis püüab režiimilt hapnikku ära lõigata, toetumata ainult pommidele. Sihtmärk pole ainult laev, sadam ega baas. Sihtmärk on struktuur, mis võimaldab režiimil müüa naftat, varjata raha, liigutada ressursse ja säilitada mõju väljaspool oma piire. Emiraatidel on selles pöördes kaalukas roll, sest Dubai ja Abu Dhabi on muutunud kaubanduse, finantside, logistika ja energiakeskusteks. Seetõttu on Iraaniga seotud võrgustikud aastaid leidnud võimalusi raha liigutamiseks, ettevõtete avamiseks, omanike varjamiseks ja ettevõtete petmiseks. See, mis varem jäi tähelepanuta, on nüüd sihikule võetud. Pärast Iraani eskalatsiooni laheriikide vastu sai kannatus otsa. Reaktsioon ei piirdunud ainult Abu Dhabiga. Pärsia lahe koostöönõukogu, kuhu kuuluvad Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid, lükkas tagasi Iraani katse kontrollida Hormuzi väina ja kehtestada laevadele tasusid. Seisukoht esitati kohtumisel Jeddas. Sõnum oli karm. Lahe piirkond ei aktsepteeri, et Teheran muudab ühe planeedi tähtsamaid mereteid väljapressimise vahendiks. Hormuzi väin on see punkt, kus maailm mõistab probleemi tõsidust. Sealt kaudu liigub oluline osa planeedil kaubeldavast naftast ja gaasist. Kui Iraan selle läbipääsu sulgeb, ähvardab või kontrollib, ei avaldada survet ainult naabritele. Ta avaldab survet peredele, ettevõtetele, valitsustele ja turgudele mitmel pool maailmas. Sellepärast tuli reaktsioon kiiresti. Keegi ei taha näha, et globaalset marsruuti koheldakse nagu kriisis oleva režiimi omandit. Hiljutised andmed näitavad kahju ulatust. Reuters teatas, et Hormuzi väinas on liiklus langenud miinimumtasemele. Vaid umbes 6 laeva läbis väina 24 tunni jooksul. Samal ajal kui enne sõda oli tavapärane, et päevas läbis väina 125 kuni 140 laeva, see langus näitab, et kriis ei ole ainult sõnades. See on juba jõudnud meretranspordi kindlustuseni, nafta hinnani, logistikani ja ettevõtete hirmuni, kes sõltuvad sellest marsruudist. Samal ajal otsivad Ameerika Ühendriigid rahvusvahelist toetust, et taas avada Hormuzi väin ja hoida Iraani surve all.
Washington hoiatas samuti, et Teherani kehtestatud tasude maksmine võib kaasa tuua sanktsioonid. See ähvardus on tõsine, sest see mõjutab iga ettevõtet, laeva või organisatsiooni, kes nõustub rahastama Iraani kontrolli väina üle. Tegelikult püüab Trump muuta majandussurve raskesti läbitavaks müüriks. Emiraatide lahkumine OPEC-ist muudab samuti naftaturu arvestust. Goldman Sachsi analüütikud märkisid, et see otsus tekitab keskpikas perspektiivis pakkumise suurenemise riski, sest Abu Dhabi saab rohkem vabadust toota ilma grupikvoote järgimata. Reuters tõi samuti esile, et vahetu mõju kipub olema piiratud, sest Hormuzi ebastabiilsus takistab endiselt eksporti. Sellegipoolest on pikaajaliselt sõnum Teheranile karm. Lahe piirkond otsib võimalusi, kuidas vähendada sõltuvust reeglitest, mis toetasid vana OPEC-i mängu. Emiraadid omavad juba olulist alternatiivset marsruuti, Rabidžan-Fujairah naftatoru, mis viib nafta Omaani lahte mööda kõige tundlikumast punktist. Piiratud hinnanguliselt umbes 1,5 kuni 1,8 miljonit barrelit päevas, kuid see näitab liikumise suunda. Piirkond tahab ellu jääda, ilma et jääks väinas Iraani meelevalda. Sellel otsusel on sügav poliitiline külg. Iraan on aastaid panustanud sellele, et suudab naabreid hirmutada ja samal ajal kasutada nende turge raharingluses hoidmiseks. Nüüd nõuab see vastuolu oma hinda. Kui Teheran ähvardab lahte, sulgeb laht oma lüngad. Kui Teheran püüab merd kontrollida, otsivad naabrid uusi marsruute, liite ja sanktsioone. Kui Teheran kasutab varjatud ettevõtteid oma võimumasina rahastamiseks, jälgib Washington raha liikumist. Ameerika Ühendriikide operatsioon Iraaniga seotud krüptorahade vastu kinnitab seda olukorda. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatas $344 miljoni väärtuses Iraani võrgustikega seotud digitaalse vara külmutamisest. See näitab, et piirangud ei kehti ainult traditsioonilistele pankadele. See on suunatud ka digitaalsele rahakotile, virtuaalsetele valuutadele ja kaasaegsetele mehhanismidele, mida kasutatakse jälgitavast finantssüsteemist kõrvalehoidmiseks. Iraanis muutub probleem veelgi tõsisemaks. Režiim, mis sõltub nafta eksportimisest, kõva valuuta kättesaamisest ja varjatud kaubandusvõrgustike hoidmisest, kannatab, kui neid kolme asja rünnatakse samaaegselt. Kui nafta ei liigu välja, langevad tulud. Kui raha ei liigu, kaotavad eliidid oma võimalused. Kui varifirmad paljastatakse, kaotab režiim oma teed. Donald Trump ilmub selles olukorras selge strateegiaga, hoida blokaadi ja sundida Teherani tuumaprogrammile reaalseid piiranguid vastu võtma. Hiljutistes avaldustes ütles ta, et Iraan võib dialoogi otsida, kui soovib, kuid tegi selgeks, et surve jätkub seni, kuni kokkulepet pole saavutatud. Ta ütles ka, et Vladimir Putin ei soovi näha Iraani tuumarelva omamas. See lause on kaalukas, sest näitab, et isegi Moskva, Teherani strateegiline partner mitmel rindel, ei soovi, et Iraan oleks kontrollimatu tuumariik. Iraani režiim püüab vastata, väites, et nad kontrollivad endiselt olukorda, kuid faktid liiguvad teises suunas. Laheriikide juhid lükkavad tagasi Hormuzi maksud. Araabia Ühendemiraadid lahkuvad OPEC-ist. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium sihib varipanku, ettevõtteid ja krüptovaluutasid. Mereliiklus väheneb, energiaturg on valvel ja tuumapinge tõuseb taas arutelude keskmesse. Teherani jaoks on kõige ohtlikum see, et reaktsioon tuleb nüüd mitmest suunast korraga. See ei ole üksikmeede, vaid sanktsioonide, blokaadi, energiakatkestuse, diplomaatilise vastuse ja piirkondliku ümberkorralduse kombinatsioon. Iraan on oma jõudu kasvatanud lõhede ärakasutamisega, kuid nüüd näeb ta, kuidas rivaalid ja umbusklikud partnerid liiguvad selle nimel, et tema tegutsemisruumi piirata. Suur muutus seisneb selles, et Pärsia lahe riigid näivad olevat vähem valmis taluma Iraaniga vaikides koos elamise hinda. Piirkond on mõistnud, et oht ei seisne ainult Teherani avaldustes, vaid ka mereteedes, varjatud kontodes, libafirmades, rahastatud relvarühmitustes ja naftas, mida kasutatakse poliitilise relvana. Seetõttu ongi vastus suunatud just neile punktidele. Lühiajaliselt võib kriis siiski hindu tõsta ja ebastabiilsust tekitada. Araabia Ühendemiraatide lahkumine OPEC-ist ei lahenda Hormuzi kitsaskohta kohe, kuid keskpikas ja pikas perspektiivis avab see uue etapi. Laheriigid otsivad suuremat iseseisvust,
Euroopa riigid survestavad Iraani finantssüsteemi ja Iraan näeb, kuidas tema sotsiaalne võrgustik ja ellujäämine lammutatakse tükkhaaval. Lõpuks näitab Iraani vastane jõudemonstratsioon, et hirm hakkab poolt vahetama. Aastaid on Teheran püüdnud panna Pärsia lahe riike ja kogu maailma iga sammu hoolikalt kaaluma. Nüüd on need Pärsia lahe juhid, Ameerika Ühendriigid ja ülemaailmne turg, kes tekitavad režiimile kulusid. Mängus on lihtne asi. Võtta Iraani käest kontroll nafta, salajase raha ja Hormuzi väina üle peetava väljapressimise üle. Ja just seal tunneb Iraan kõige tugevamat lööki. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla Milson Alves Newsi kogukonnaga veelgi rohkem seotud.